Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Pagen ja kõik, kuid kas ma leian rahu? Kui hinges äkki on nõud, ei lahkuda saa. Sulen ukse, sulgan ja kõik, ei iial pähe mahu. Miks köögis lõhkusid nõud, kui sind suudesin ma? On meie vahel sõda. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin on Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja mina olen Priit Hõbemägi. Kodusõjas surma ei saa, laulis Singer Vinger ja paistabki, et valitsuses käibki töö asemel hoopis kodusõda. Jääb mulje, et eelarvega tegelevad Luik, Haug ja Vähk, nagu tuntud Eesti muinasjutus, igaüks kisub oma suunda ja seda saime sel nädal korduvalt näha, kui nii Lauri Läänemets kui ka Kristiina Kallas teatasid, et nemad pole nõus selle või teise kärpega. Või siis justiitsminister Liisa Pakosta, kes ei taha oma ministeeriumis näiteks preemiat kärpida. Kokkuvõtteks on aga kõik segamini nagu Kört Pärtli särk pühapäeva hommikul. Jah, vastuolud on tõsised, aga need vastuolud on ju koalitsioonides olnud alati sel ajal, kui räägitakse järgneva aasta riigieelarve eelnõust või siis isegi pikemast riigieelarve kavast. Jah, Lauri Läänemets võib-olla sotside juht ja siseminister on olnud kõige karmim ja ta on öelnud, et kui keegi läheb sisejulgeoleku kallale, siis sotsid lahkuvad koalitsioonist ja ta on kasutanud isegi, tsiteerin, minu meelest madalat kõnepruuki oma koalitsioonipartneri kohta. Ma ei tea, mis asi on Kristiina Kallast nüüd kettasse ajas. Kallasel ja Eesti 200 senisel juhil Margus Sahknal on õigus ja ei ole ka, sest et nemad tahavad kärpida igalt poolt kärpida ilmselt ei saa ja ka ei ole võimalik, näiteks nagu kaitsekulutustest, kuhu tuleb hoopis juurde panna. Siin nüüd on, need vastuolud on siiski sügavamad kui nagu lihtsalt mingisuguste vahendite valimise üle diskussioon. Et siin on ikkagi see kogu pilt on hoopis erinev, sest et sotside strateegia on ikkagi see, et tõsta makse nii palju kui võimalik, lükata kärpimisti edasi, kuniks nagu tundub, et võib-olla neid ei peagi kärpima ja Reform ja Eesti 200 minu arusaamist mööda nagu ikkagi räägivad kärpimisest oluliselt rohkem, sest et seal nagu tundub, et see
arusaam on, et maksude tõstmisel on nüüd lagi kätte jõudnud. Aga ütleb vahele, et valitsusliidu leppe, millel on kõigi allkirjad, on osaliselt korstnas. No ja seda küll jah, aga et see on nüüd nagu täitsa omaette teema, aga ma enne veel nagu ütleks seda, et nagunii on see eesmärk väga madal, eks, et eesmärk on see, et riigieelarve puudujärk ei oleks suurem kui 3% SKP-st ja seda me oleksime veel mõne aasta eest pidanud täielikuks läbikukkumiseks eelarve poliitikas. Aga nüüd nagu mis puudutab seda, et kui lõhki see koalitsioonileping on, siis selle juures muidugi paneb imestama, et kus on meie poliitikute professionaalsus, et nad nüüd selle tulumaksu avansilisuse momenti üldse ei märganud, et see tundub mulle küll nagu nii pagana kummaline, et muidu küll seal jagatakse mingisuguseid kulusid väga detailselt pulkadeks ja aga nüüd selline suur asi jäi neil märkamata ja mina olen nagu selles mõttes kindlasti Jürgen Ligiga ühes paadis, et me ehitame selle sotside soovitud tulumaksuga väga suure bürokraatia üles ja kui see jääks nüüd ainult 3 aastaks, siis see suur töö lõpeks nagu nulliga ja samas nüüd jätkata selle ettevõtete tulumaksuga kaugemasse tulevikku, nagu tundub ka jälle väga halb variant olevat. Ma saan aru, et sa üldse ei taha, et sotsid oleksid valitsus, et sotsid üldse kusagil riigijuhtimise juures oleksid. Ei, see nüüd nagu ei tulene nagu otseselt nimest ja aga nagu see poliitika, mis neil on, see viib neid ummikus, et seal ei ole seda lahendust ja tegelikult meil on nagu mingisugune ajalooline pretsedent ju ka olnud, et see vist oli 2007, et kui nagu sotsid ka ei tahtnud kuidagi toru tõsta kärpimise osas ja siis nad läksid selle peale seda opositsioonipinkidele pealt vaatama. Ja mõned kärpekohad on siiski ju leitud, aga peamiselt sotsiaalvaldkonnast praegu, et ma saan aru, on kokku lepitud kehtestada lagi vanemahüvitistele ja haigushüvitistele, mis annab mingisuguse 10 natuke rohkem miljonit eurot kokkuhoidu võib-olla. Valitsus plaanib ka ülejärgmisest aastast lõpetada ülalpeetavate abikaasade sotsiaalmaksu tasumise. Aga samas silma jäi tegelikult see, et Arenguseire Keskus avaldas uurimuse, et millised sotsiaal- ja haridusvaldkonna toetusi ja teenuseid võiks nagu rohkem personaliseerida või kas me tegelikult personaalsest riigist rääkides teame, kellest me räägime. Ja sellest uuringust mina lugesin küll välja, et riik teab inimese kohta palju, aga inimest ümbritseva kohta või leibkondade kohta ei teada nagu suurt mitte midagi. Ja elukoha andmed ei pruugi vastata inimese elukohale ja vara ja sissetulekute ebavõrdsus on mõõtmatu. See on minu jaoks nagu natuke üllatav, sest mina ausalt kujutasin ette, et Eesti riik teab minust ja ka teist kõike. See just nimelt see osa, mis oli seal Arenguseire raportis, et miks siis me ei saa sellist personaalset riiki ehitada, et millised andmed on siis riigiasutustel puudu, et see oli see, mis minul lõi kohe kõik punased lambid särama nii palju, kui see oli. Sest need küsimused selle kohta, milline on inimese varade väärtus, milline on tema mingisugused kõik erinevad sissetulekud, mis on leibkonna tegelik sissetulek, need on niivõrd privaatsed ja isiklikud asjad, et kuigi ma üldiselt olen väga selle poolt, et anda võimalikult palju andmeid, inimene võiks anda võimalikult palju andmeid välja või et siis tänavatel võiks minu poolest olla iga nurga peal 2 kaamerat või 10 kaamerat selleks, kui see hoiab meie turvalisust ja on meile selles mõttes kasulik, aga see eraelusse tungimise tase, mida siis selle nimetatud personaalse riigi jaoks oleks justkui vaja ja mille üle, ütleme niimoodi varjatult selles raportis hädaldati, et meil ei ole neid andmeid, siis ma arvan, et see on jumalast hea, et kui meil oleksid kui Eesti Vabariik valdaks iga inimese kohta sellised andmed, siis võiks panna Hiina meile nimeks, aga mitte enam Eesti, et see hävitaks igasuguse privaatsuse ära ja see ei oleks minu meelest üldse hea. Ja siin on nüüd nagu seal mõnel vene kangelasel, et ükskõik mis teed lähed, et ikka on kehvasti.
et no üks niisugune kõige kirkam näide on lastetoetusega, et kus me nagu taas peame jälle sotse meenutama, et kus sotsid arvavad, et tuleks neid lastetoetusi anda kõigile. Aga meil on nagu see pisike probleem, et meil ei ole nii tohutult palju raha, eks, et me nüüd kõiki toetusi kõigile saaksime anda, nii et me oleme ikkagi sunnitud seal mingit sorti valikuid tegema, et kas me siis tõmbame need toetused kõik niimoodi nii väikeseks ja sümboolseks, et see mingit rahalist kulu enam olulist ei tähendaks, või me siis ikkagi peame kuidagimoodi valima, et kes siis saab ja kes mitte. See teine tee tundub mulle mõistlikum, sest on inimesi, kes on hädas ja nad võiksid ikkagi mingisuguseid toetusi saada, aga mitte minusugustele ei ole vaja, kes tulevad oma elu ja asjadega kenasti toime. No vaata, sa meenutasid risteed või ühte vana anekdooti, et on üks teine anekdoot risteel, kui tõepoolest inimene jõuab risteele ja küsib põõsas olevalt jäneselt, et kas minna vasakule, paremale või otse. Jänes ütles, et kui ise tahata, et ma ei tea, siis pole ju vahet, et natuke sama olukord. Jaa, no see personaalse riigi idee või mõte või see, mida see võib sisaldada, mis on siiamaani olnud täiesti nagu hägune ja jäänud sellisteks umbmärasteks laineteks või lauseteks, on selle arenguseire dokumentide kaudu saamas mingisuguseid selgemaid piirjooni ja minu meelest on need üsna hoiatavad, et sellist personaalset riiki mina küll ei tahaks. Õnneks on ka juhitud siis tähelepanu mitmesugustele ohtudele. Üks on see, et taolised suurte andmemassiivide töötlemised nõuavad üha rohkem siis tehisintellekti kasutamist. Tehisintellekt sellisena, nagu ta meil tänasel päeval on, selle kätte ei ole kindlasti võimalik usaldada inimeste elu ja inimeste saatusi, sellepärast, et võib-olla see kõigile ei ole päris hästi teada, aga ega inimkond täpselt ei tea, mis tehisintellekti sees või selle AI sees toimub. AI ei tee õhtuti enda arengu kohta manuaali, AI-d uuritakse täpselt samamoodi nagu elusloodust, kuidas ta õpib, see on tegelikult üsna ebamäärane ja millised võivad olla siis need järgmised sammud, mida ta ette võtab, seda me ka väga hästi ei tea. Ehk et tehisintellekt ei ole võimeline praegu konteksti või selliseid kaalutluskohti arvestama, et ta tõepoolest tekitab endale mingisugused mustrid, nende järgi siis loob mingisuguse arvamuse ja selle põhjal siis tegutseb. Aga praegusel hetkel kindlasti ei tohi mingisugust tehisintellekti lasta taolise nii-öelda personaalse riigi kallale, enne kui seda suudetakse tõhusalt kontrollida, aga ma kardan, et seda tõhusa kontrolli võimalust, ma ei tea, nii pea küll ei teki. No see on teenuste disaini puhul ka enne tehisintellekti on ikkagi nagu üsna elementaarne, et sul on nagu mingisugused tagasisidestamise kohad, et sa pead nüüd mingit toodet testima, kui sa, me räägime ka siin sellises tehnoloogilises žargoonis ka riigi poolt osutavatest teenustest kui toodetest ja et hakatuseks tuleb seda testida ja siis on ka alati võimalus veel, et midagi läheb untsu, et siis peab olema inimesel ka võimalus kuhugi pöörduda ja siis küsida, et kas te niimoodi mõtlesitegi või tegelikult aga vastab sulle Sotsiaalministeeriumi robot sinu küsimuse peale. No täna jah, ma nüüd ei lubaks nagu päris tehisintellekti absoluutselt üksinda toimetama, et see, minu meelest seal on see üsna selge, et see inimese järelevalve ikkagi peab ka tulema juurde ühel hetkel. Mis on iseenesest ju hea, on see, et üha rohkem ja rohkem jõuab meieni mõtteid, kuidas siis ikkagi avalikke kulusid nagu kokku hoida ja see on üks äärmiselt suur valdkond ja neid mõtteid on ka muidugi seinast seina. Üks mõte oli, mis on ilmselt väga populaarne, aga mis minu meelest ei anna mitte mingisugust kokkuhoidu ja ilmselt ka ei tasu väga pikka arutelu, oli see, et kui Riigikogu liige puutub veeranditest istungitest, siis saab pool palka. See on selline, mitte demagoogia, aga kuidas see öelda? See ei ole tõsine asi. Sa jah, nagu tegelikult ei saa niisuguse formaalse näitajaga neid Riigikogu liikmeid distsiplineerida. Absoluutselt, ma tõin lihtsalt näite ühest mõttest, aga
on käidud ka välja, et liiga palju on võib-olla riigi rahastatud kampaaniaid. Võib-olla on, aga mõned kampaaniad ju tegelikult, kuhu ka maksumaksja raha suunatakse, on ju väga edukad. Ja mõned võib-olla vähem edukad, aga mina ei ütleks, et ka sealt tuleb erilist kokkuhoidu, ehkki ma püüdsin leida, kui palju on mingisuguste kampaaniate tulemusi võimalik hinnata. Mitte ainult rahas, vaid ma ei tea selles, et kui palju on õpetajaid või kui palju on vähem saastatud keskkonda ja nii edasi. Neid arve mina ei suutnud leida, ma ei tea, kas teie teate midagi. Seda sa võid õppida, kuidas siis sotsiaalset kapitali arvestada näiteks Rail Balticu pealt. Et kuna see on totaalses kahjumisprojekt igavesti lõpuaegadeni, siis arvestatakse selle kasum ümber sellesse, et kui palju jääb näiteks CO2 paiskamata või kui palju hoitakse kokku asfalti või mida iganes. Aga see selleks, nüüd kui me natuke rääkisime sellest koalitsiooni leppest, et kas see peetakse kinni või ei peeta kinni, siis oleme meie siin rääkinud ja on ka silmapaistvad juristid ju kinnitanud, et koalitsioonilepe on mitte paber. Et see ei ole tegelikult mitte midagi. Sellel puudub igasugune seaduslik jõud, see just nagu on härrasmeeste kokkulepe, aga ei midagi rohkemat. Nii et kui kõik härrasmehed ei osutu härrasmeesteks ja seega siis rikutakse kokkulepet, sellepärast härrasmehed teatavasti kokkulepet ei riku, aga mitte härrasmehed rikuvad, siis järelikult paljastuvadki inimeste näod sellisena, nagu nad on. Et kui me oleme pidanud, kõik oma elus peame mingisuguseid vaidlusi või vestlusi või teeme mingid lepped ja me teame väga hästi seda, et ala lõpmatu on laua taga üks või mitu inimest, kellega sa võid asjad kokku leppida ja siis, kes tulevad järgmine päev, ütlevad sulle, aga mina sain aru sellest asjast hoopis niimoodi ja kõik algab jälle otsast peale. Nii et mina nagu seda koalitsioonilepet mingisuguseks tähtsaks paberiks ei pea ja pigem see näitab siis nende inimeste kvaliteeti, kes sealt välja hakkavad tagurdama, aga mis tekitab minus nagu suurt nagu ärevust ja imestust on see, et kuidas me ikkagi oleme jõudnud nii kaugele, et Eesti Vabariiki valitsetakse nagu oleksid Stenbocki majas Luik, Haug ja Vähk. Et see on ikka täielik jama. Et kui me vaatame, meil on 3 koalitsioonipartnerit, kõigepealt teatab siis siseminister Lauri Läänemets tsiteerides siis Postimehe pealkirja, tõenäoliselt see ei ole tsitaat, see on aga mõtte edasiandmine. Politsei kallale minnes otsitagu uus koalitsioonipartner, siis me loeme järgmist pealkirja selle kohta, et Kristiina Kallas ütleb, et peame kanna paremini maha lööma ja oma õiguste eest seisma. Ja ma juba ammu olen aru saanud, et valitsus ei ole mitte valitsus, kelle eesmärk on Eesti riiki hästi ja edukalt valitseda ja aidata oma inimesi, vaid valitsus on 3 erineva erakonna selline juhuslik rongis kupees kokku sattunud seltskond, kes omavahel kaklevad, õiendavad, aga rong sõidab omasoodu ja sellest on mul väga-väga kahju. Sa teed natuke liiga, ma arvan. Sõnakasutus on ka meil selline, et räägitakse valitsusdelegatsioonidest, et see mulle meenutab vanu häid aegu, et kui Mart Laar ikkagi nagu täitsa teadlikult pingutas selleks, et panna see valitsus nagu ühise meeskonnana tööle, et selle käigus muidugi õnnestus saada ka mõningaid lõbusaid fotosid soos suusatavatest ministritest, aga see selleks, eks, et nende erakondade erihuvid küll jäid, aga need ei löönud nagu nii dramaatiliselt pinnale nagu praegu. No ja ma arvan, Priit, et sa teed natuke valitsusliidule liiga, eks nad tahaksid ikkagi ühises valitsuses edasi minna ja mingisugusele kokkuleppele jõuda, aga selliseid nüansse, mis on esile tõusnud ja mis tegelikult on just kui nagu lahendamata küsimused väga palju, Tartu vangla lugu, millest ma ka enne saadet Helduriga rääkisime ja Priiduga. Suurepärane näide sellest, et me ei tea, kuhu jõudma peame, ei tea, kus me oleme, ei tea, mida teha. Nii, Tartu vangla sai aasta betoonehitise tiitli 22 aastat tagasi. Siis, kui hakkas kinnipeetavaid vastu võtma sellest Tallinna Patarei vanglast, kus olid tõesti kõik tingimused sellised, et ka rahvusvaheline... Et kurjategijaid koolitada veel kurjemateks ja veel julmemateks. Rahvusvahelised organisatsioonid ütlesid, et niimoodi ei tohi isegi eluks ajaks
kinni mõistetud vangi pidada, nagu Patarei vanglas teda peeti, aga tõepoolest nüüd on see muuseum, igaüks võib vaatama minna, millised kongid seal olid, aga praegu on Eestis umbes 2000 vangi, natuke vähem, ja Tartu vangla on nüüd tühjaks jäämas ja tõepoolest üks meie ministreid, Liisa Pakosta, on probleemi ees, mida Tartu vanglaga teha. Jätta tühjaks, mis selle mõte on? Müüa maha, kes seda ostab. Ja kolmandaks, mis oli minu meelest väga huvitav mõte, et Tartu vangla võiks olla üks koht, kus välismaalt võiks siia võtta vange, nii et siis välisriigid maksavad selle eest, ka praegu on Tartu vanglas mõned välisriikide vangid, aga iseenesest oleks ju Tartule suurepärane võimalus, kui Vladimir Putin, rahvusvaheliselt tagaotsitav kriminaalkurjategija, hakkaks seal karistust kanda. Jah, et Liisa Pakostal mulle tundub, et on need alternatiivid päris hästi välja joonistatud ja tundub, et see on ikka nagu üsna elementaarne, et me peaksime nüüd see mingite välismaiste vangide jaoks seda kasutama. Et seal on ilmselt neid huvilisi on rohkem kui ainult britid, eks näiteks Läti räägib uute vanglate ehitamisest ja seniste kohtadega kitsusest, et seal Läti puhul võiks isegi tulla selline variant kõne alla, et tulevad Lätist nii vangid kui vangivalvurid, et siis siin on nagu räägitud, et järsku on siin mingisuguste erinevate seadusandluste vahel tekib mingeid kokkupõrkeid, aga muidugi see Briti variant, et kus tööl on meie vangivalvurid on nagu paremad, sest et me saame raha brittide käest nii maja kasutamise kui ka vangivalvurite töö eest. Jaa, aga vaatame seda võib-olla Londoni poole pealt, et britid on väga nutikad, nad ekspordivad oma probleeme. Kui neil on mingisugune suur probleem, millega nad ei taha tegeleda, aga raha ikkagi on võimas riik, siis ja Euroopa Liidule pole vaja makseid teha, siis nad püüavad selle kuskil ära eksportida. Näiteks siis ebaseaduslike varjupaiga soovijate saatmine Ruandasse, mis tõsi küll kukkus kokku, aga kuhu kulutati miljardeid naelu selleks, et inimesi saata siis probleemseid inimesi saata ära. Nüüd seesama ülerahvastatud vanglate küsimus Suurbritannias samamoodi, et sellest probleemist on võimalik vabaneda siis, kui see maalt välja viia ja ütleme viia Eestisse. Ja miks siis piirduda ainult nende Briti vangide, kes iganes, et on nad siis narkokurjategijad või mingisugused muud või noorsookurjategijad, kes iganes. Äkki nad, kui nad ei töllerdaks niisama seal vanglas, võib-olla nad võiksid siis õppida ka Tartu Ülikoolis samal ajal, võib-olla siis Briti valitsus maksaks kinni ka nende kaugõppe ja distantsõppe, mis iganes, nad tuleksid sealt välja, nad oskaksid kodeerida, nad oskaksid haiget lendab ikka liiga kõrges kaares. Võtame britidelt ikka kogu raha ära, ärme nüüd piirdume siin, kui raha on, aga müüme neile täiega seda Tartut, siis ei ole vaja sinna suurt mingisugust selluloosi tehast ehitada. Meil on jah nagu see välistudengid on küll jah, aga ma kahtlustan, et vangla ja välistudengid, et need on ikka väga erinevad kontingendid. Küll aga jah, on olnud hirme Tartus nii nagu 20 aastat tagasigi, eks, et Tartu muutub Eesti pätipealinnaks koos selle vanglaga. Tegelikkus on nüüd näidanud, et ei juhtunud midagi hirmsat ja nende Briti vangide puhul on ka öeldud, et need nagu mingisuguseid linnalubasid nad vahepeal ei saa ja ma ise oletan, et võib-olla kui see vanglaaeg neil läbi saab, et järsku siis viiakse nad nagu otsejoones lennujaama, et nad saavad kohe kodumaale tagasi. No loodame nii jah, ja tegelikult Justiitsministeerium kinnitab, et Tartu vanglast sellest enam kui 20 aastat tagasi valminud auhinna saanud hoonest ei ole plehku suutnud panna ükski vang, nii et järelikult see hoone peab, see toimib, mis ta ka edasi saab, jah, see on küsimus. Just, jah, aga meenutame siis veel selle teema juurde veel seda, et kuhu siis paarsada aastat tagasi britid oma siis pätid panid. Nad saatsid nad lihtsalt Austraaliasse igasuguste väikeste pättuste eest, varastasid rohkem kui 1 šillingi väärtuses, varastasid vähem kui 1 šillingi väärtuses, varastasid rauda, tina, hõbedat, kuskilt ruumist mingisugust mööblit, kõik saadeti
Austraaliasse ja siis tänapäeval ei taha Austraalias keegi eriti rääkida sellest, et kus kohast tema esivanemad pärit on ja kujutage ette, et siis 200 aasta pärast üks tartlane küsib teiselt, et ja kus sinu esivanemad tulid ja ta vastab häbelikult Londonist. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi ja räägime edasi sellest, et kus kohast oleks võimalik siis leida neid kohti, kust saaks midagi kärpida. Kärpimine on selles suhtes tänamatu tegevus, sest et päris mõttetuid asju meil ikkagi on eelarves vähe, et iga asja juures võid sa kui öelda, et mingit kasu sellest ikkagi natukene on ja siis veel inimesed ka kaotavad raha, aga kui sa nüüd paned selle realiteedi sinna vastu, et sul nagu lihtsalt füüsiliselt ei ole nii palju raha, eks pere puhul on nagu üsna selge, eks, et sul on nagu ees see, kui palju sa palka saad ja siis ilmselt nagu luksusautot ja soojamaa reisi ja veel midagi, nagu sa ühe korraga ei saa, et sa pead tegema ikkagi valikuid ja ilmselt riigil on ka täpselt samamoodi ikkagi tarvis teha valikuid ja et millised need vajadused on nüüd suuremad ja millised väiksemad. Et siin on nüüd küll nagu mingisuguseid metoodika algeid aga eks see lõpuks nagu läheb ikka sinnamaale välja, et kes kõvemini kisab. Nojah, kõvemini kisavad kõik, kes oma valdkonna ees seisavad, eks ole, ja kõigil neil on ka ju moel või teisel õigus, aga nojah, kärpida saab ju siit natukene ja sealt natukene, aga tegelikult see suurt tulemust kokku ei anna. Nüüd küsimus, millele keegi ei ole osanud vastata ja ma kardan, mehed, et teie ka siin ei oska mulle vastata, et mis on see suur valdkond, kus siis saaks korralikult kokku tõmmata. Opositsiooniparteid on siin teinud igasuguseid ettepanekuid, kuidas jumala pärast ilma maksutõusudeta saaks majandust korda, opositsioonil on hea seda rääkida, aga üks huvitav ettepanek opositsiooni parteist Isamaast jäi mul küll silma ja Isamaa tegi selles mõttes huvitava ettepaneku, et valitsus võiks teha Euroopa Komisjonile ettepaneku võimaldada kasutada Euroopa Liidu abivahendeid ja CO2 kvoodi kaubanduse tulusid ühekordseteks kaitseinvesteeringuteks. See mõte jäi mulle silma ja see on täitsa tegelikult asi, kui see läbi läheks, mis tegelikult võib-olla lahendaks vähemalt osaliselt meie kaitsekulude probleem. Aga sa nüüd selle jutuga tüürid ikkagi sinna kanti, et parem siis ärme ikka kärbi, eks, et otsime mingeid muid tulusid. Ei, vastupidi, ma tüürin sinna, et siit natuke ja sealt natuke ei anna keskpärandale seda suurt kärbet kokku, et mis on see valdkond, mille me jätame ära. Järelikult siis siit ja sealt, eks, et lisaks nendele väikestele asjadele, et siis tuleb nagu teistest järelikult veel midagi võtta, sest meil ei ole tegemist ju üheaastase probleemiga, et täpselt samamoodi see tulude ja kulude lõhe ähvardab meid ka järgmisel aastal. Tänavu me kulutame 10% rohkem, kui meil on kulusid. Et see, mis järgmisel aastal saama hakkab, seda me veel lihtlabaselt ei tea. Meie konkurentsivõime on kukkunud rahvusvahelises arvestuses 7 kohta. Meie eksport on kukkunud paari aasta jooksul peaaegu 20% ja nii edasi. Äkki peaks selle pidama saama kuidagi? No vaata, poliitikud ju minu arusaamist mööda ei esinda oma tegevus mitte Eesti Vabariigi üldiseid huvisid, vaid nad esindavad oma valijaid. Ja nad tahavad saada tagasi valituks. Ja see tähendab seda, et nad tegutsevad üsna selgelt oma valijate huvides ja valijate huvid võivad siis olla erinevatel erakondadel erinevad, aga nad on ikka kindlasti millegi poolt, mitte vastu. Ehk et poliitik põhimõtteliselt on ühel poliitikul, ükskõik mis erakonnast on, väga-väga keeruline
siis rääkida kärbetest, mis puudutavad mingisugust konkreetset valdkonda. Nüüd selle konkreetse valdkonnaga teine probleem on see, et Eesti Vabariigi valitsus, nagu ma enne juba andsin märku, et ta ei tegutse ühtsena, vaid need erakonnad, kes seal valitsus on, nad on maasse kaevanud nagu vaenupooled Ukraina sõjas. Nad istuvad oma kaevikutes, nad ei tule sealt välja, nad pommitavad teineteist ja kes on nagu kõvemini ennast sisse kaevanud, nagu näiteks siis sotsid, et nemad võivad ähvardada, et me ei lõpetagi seda sõda ära või otsige endale mingisugune teine partner siia. Minu meelest sellises olukorras, kus me nüüd oleme juba teist valitsust järjest, kus ei suudeta reaalselt midagi mõistlikku kärpida, ei ole mingisugust muud teed, kui mõelda tõsiselt selle peale ja ma saan aru, et see on selline unistuslik mõte, kui see, et Eestis peaks olema praegusel keerulisel ajal ekspertide valitsus. Poliitikud pabistavad kogu aeg oma häälte pärast, nad ei tee midagi sellist, mis viiks neilt hääli ära ja eksperdid ei oleks seotud siis mingisuguste elektooriumitega, vaid eksperdid loodetavasti suudaksid siis mõelda kõrgemalt, laiemalt, igaüks tunneks hästi oma mingisugust tegevusala ja nende käest ma kujutan ette, et see kärpimine oleks mõistuspärane, ratsionaalne, sellepärast et praegu on kärpimine, kuidas öelda, see on personaalne nendele ministritele, täna meil ju räägitakse juba sellest erakondade ministeeriumitest, juba ministrid ise räägivad et see on sotside ministeerium, see on Eesti 200 ministeerium, kuulge, see on täielik jama, see on Eesti Vabariigi valitsus ja need on valitsusasutused, mitte erakondadele antud mingisugused osasti vürstiriigid. Et see asi minu meelest on valitsus läinud täiega nagu sinna samuskisse, see ei ole riigi valitsemine, see on osasti vürstiriikide juhtide omavaheline kaklemine. Priit, mulle õudselt meeldib see idee, et jah, võiks olla spetsialistide valitsus, mis on erakondade ülene, aga kuidas sa nagu ette kujutad, kuidas sa kujutad selle valitsuse tegevust ette, sinna valitsuse võiks kuuluda inimesed, kes on väga tuntud nimedega, advokaadid, kes on ka öelnud, et 20% avalikke kulusid annaks kokku tõmmata kohe ja kohe. Kuidas sa kujutad ette, et see valitsus siis nagu saaks parlamendis toetuse, saaks oma ettepanekult seal läbi viia, kellele toetudes ja nii edasi. Meil on parlamentaarne kord, et spetsialistide valitsusest me eeldaksime siis väga karmisid ideid, aga me jõuame ikka sellesse samasse, kuhu sina jõudsid, ehk siis igal erakonnal on mingisugune lemmikvaldkond või meelisvaldkond. See ongi natuke see, nagu ma ütlesin, see on natukene unistuslik, aga arvestades seda, milline suur häälte arv on Reformierakonnal ja kui palju neil on kohti tegelikult Riigikogus, siis kui Reformierakond taolist asja sooviks, et siis seda oleks võimalik korraldada, aga Eestis on minu meelest taolisi asju, kas mitte Tiit Vähi valitsujal ei olnud ka midagi sellist nagu ekspertide valitsuste taolist, seda on minu meelest proovinud soomlased üle-eelmise maailmas see nüüd nagu väga nagu unikaalne, see ei ole, seda ei juhtu küll tihti, aga kui asjad on ikkagi nagu väga untsuseks, et siis katsetatakse ka seda. Just, nii et me peame lihtsalt ootama veel, kui asjad lähevad veel hullemaks, et siis me hakkame nagu ratsionaalselt tegutsema. Et siin tulekski nagu kõik need omavahelised tõmblused, oma elektoraadid kõik kõrvale jätta, et me näeme ikka, et asi on jama. Ja tegelikult ju see ekspertide valitsuse puhul tekiks ka hästi palju probleeme. Tänapäeval on ju see kohtusse kaebamise kultuur on suurepäraselt Ameerika Ühendriikidest jõudnud ka meile, et kes vähegi viitsib ja tunneb, et tema õigus on rikutud, et kui me võtame lihtsalt selle olukorra, mis on siis toimunud nii-öelda kohtute alal, siis on ju terve hulk kohtunikke on esitanud juba kaebuse selle kohta, et nende palgatõusude indekseerimist vähendati. Ehk inimesed, vaadake niimoodi, need inimesed, kes pole kuulnudki indekseerimisest, kuulake, on teatud kõrgepalgalised inimesed, kes saavad igal aastal, nende palk tõuseb teatud protsendi võrra, indeksi võrra, kuhu läheb siis sisse inflatsioon ja nii edasi. Ja nüüd, et kärpeid teha, siis rakendati tänavu 1. aprillist kokkuhoiu meetmena siis kõrgematele riigiteenistajatele palgaindeks, mis siis tõi suurele osale neist väiksema palgatõusu. Ja hulk kohtunikke, kokku siis 56 kohtunikku üle Eesti on kaevanud siis Eesti Vabariigi kohtusse, et
kuulge, mida te õieti teete, te hakkate meilt nagu seda raha, me oleme arvestanud, me pidime sõitma Kreekasse perekonnaga, me kavatsesime järgmine aasta sõita Ameerika Ühendriikidesse ja nüüd see kõik jääb ära, andke meie raha siia, see meenutab seda laulu, et tahan oma raha tagasi ja jube piinlik on see ausalt öeldes. Aga jah, kui nüüd veel põigata tagasi selle spetsialistide valitsuse juurde, eks see eeldab ka seda, et sel valitsusel on mingisugune mandaat ja mida parlamendis siis piisav hulk erakondi toetab, et nii, et lihtsalt nagu see must töö tehakse kellegi teise kätega ära, aga et seal ka varem või hiljem, et nende toetajate hulgast ja et keegi leiab, et tal on nagu seda oma profiiti ja aeg lõigata ja et ühel hetkel kaob ka sellise spetsialistide valitsusel toetus tagant ära. No see on selle spetsialistide valitsuse hea idee kõige nõrgem külg, jah. Aga paraku me elame sellises ühiskonnas, kus tõepoolest on parlamentaarne kord ja see parlamentaarne kord toimib olemuslikult üsna hästi iseenesest jah, kui palju seal on siis ma ei tea, kas toimib ikka nii tohutult hästi. ma arvan, et ta toimib selles üldises joones ikkagi hästi, et meil on ikkagi parlamendis ühed jõud, kes on võimul ja teised jõud, kes on opositsioonis, kuidas nad omavahel kaklevad ja raha jagavad, see on ise aga nad ei kakle, muide pane tähe, opositsioon ei kakle mitte kellegi. Jaa, aga keegi ei kahtle selles, et meil on kusagil mingisugune autoritaarne ilming siin. Ma nagu pidasin rohkem seda silmas, eks, et räägitakse, et demokraatia on kehv süsteem, aga kõik teised on kehvemad. Eks, ja siis selle koha peal jääb meil see jutt katki, et milles siis demokraatia nõrkus või kehvus siis ikkagi seisneb, eks. Et praegu me ikkagi ju näeme, et kuidas see Toompeal, me ei tea veel, kuhu maale valitsus nüüd välja jõuab, kas ta saab mingisuguste kärbetega hakkama või mitte, et praegu on see kõik nagu tundub ikkagi suhteliselt õhkõrn, et võib-olla nad ei saa ikkagi oma tööga hakkama. Ja, aga peab saama selles mõttes, et ma ei tea, kuidas saab, aga peab saama või siis saab mõni teine valitus, automaks, käibemaks tõuseb, tulud maksustatakse, aktsiis tõuseb, ressursitasud tõusevad, riigilõivud tõusevad, maamaks tõuseb, ajalehte käibemaks tõuseb, kuidagi peab hakkama saama. Ma saan aru, et läheb veel kõvasti halvemaks, nagu sa ette lugesid, aga ma tõmbaksin selle saate osa kokku sellise sententsiga, et milleks meile opositsioon, kui meil on olemas selline koalitsioon, kes ise üksteisel ninad veriseks lööb. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab, Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi siin Kuku raadio otsestuudios ja räägime natuke sellest üldiselt segaseks jäänud asjast, et mis saab siis sellest ettevõtete tulumaksust, mida alguses nimetati kasumimaksuks ja mis nagu selgus, oli ehitatud sellistele alustele, et isegi rahandusminister Jürgen Ligi, kes ju majandusest ja rahandusest palju teab, ütles, et niimoodi seda asja ajada küll ei saa. Ta tegi uue ettepaneku, mida siis hakati nimetama palgamaksuks või palgafondi maksuks, mis tähendab seda, et need 2%, millest alguses räägiti, alguses sooviti võtta siis ettevõtete kasumi arvelt, aga nagu me teame, et kasum võib olla, võib mitte olla ja nii-öelda avansiliselt kasumit maksustada on päris kummaline. Siis tegi Jürgen Ligi ettepaneku palgafondi maksustamiseks, mille kohta osa ettevõtjaid ütles, et mis seal ikka, et olgu siis see olevat ka väidetavalt pidanuks rohkem raha tooma riigile siis selle maksuna sisse, aga Jürgen Ligi sai selle eest nii kõvasti kotti, et praegu on ta juba nädalapäevad olnud üsna vagane ja väga palju sõna ei ole võtnud ja nüüd on tekkinud siis uus idee, mis on siis bilansiline maks ehk võib-olla teiste sõnadega öelda siis ettevõtte varade väärtuse pealt makstav maks, aga mis asi see tegelikult on, äkki Heldur oskab täpsemalt selgitada, ma ei saa päris hästi aru. Kogu selles olukorras, see lugu algas sellest hetkest, et kui Kristen Michal ütles, et seda riigikaitsemaksu, et seda nad tahaksid kõigist ühiskonnakihtidest korjata ja siis eesmärk oli, et
ettevõtete käest saaks kätte 200 miljonit ja nüüd, mida me siin räägime, on see, et mis alusel seda summat arvutada, et no kõigi nende variantide puhul tuleb see ikkagi ettevõtte kasumist, ükskõik kuidas moodi sa seda arvutad. See maks ei mõjuta inimeste palgalehtedel ühtegi rida, nii et seda me võime öelda küll, et tegemist on ettevõtete kasumi arvelt tuleva maksuga, eks. No, nagu siin juba tänagi sai viidatud, et see kasumimaks ja eriti avansilise tulumaksuga läheb meil see paberitöö väga, väga keeruliseks ja ma arvan, et lisaks ilmub väga palju konsultantega, kes kõik tahavad ettevõtetele nõu anda. See palgafondi maks oleks, palgafondilt arvutatud maks oleks olnud palju lihtsam rehkendada ja samamoodi on lihtsam ka ettevõtete varade suhtes kehtestatav maks. Kõigi nende variantide puhul tegelikult peaks lõpuks jõudma kuhugi 200 miljoni juurde välja. Jah, Maksu- ja Tolliamet ütleb, et siin on teatav oht, et kasvab ümbrikupalkade maksmine ja selleks, et seda kontrollida, on vaja lisajõudu. Ja kuigi nagu esimese hooga, eks, et see 2% on nüüd siiski nagu suhteliselt väike, et kui arvestuse aluseks on kasum ja palgafond, siis need on nagu ligikaudu sarnased summad ja siin me võime nagu samast protsendist rääkida. Kui me räägime nüüd varade pealt arvutatavast maksust, siis vähemalt kuskil oli üks hinnang, et siis see võiks olla 0,1%. Aga kõigi nende variantide puhul tõepoolest, eks ühed ettevõtted natukene võidavad ja teised natukene kaotavad, aga nende väga madalate maksumäärade puhul, et sisse seada nüüd nagu mingisugust keerulist ümbrikupalkade värki, eks, et kui sa seda seni ei ole teinud, et siis on nagu natukene küsitav, kas see sellise madala maksumäära puhul see alati on tasuv või mitte. Kas see ei ole ka sellesse mõttesse üldse, et nüüd hakatakse jälle, minnakse ümbrikupalkadele siin-seal üle, kas ei ole ka niisugune nagu ja mulle ka tundub, ja Priit, need ettevõtjad, need on mingisugused sulid, nad kogu aeg püüavad varastada. No mida, samal ajal pakutakse, eks ole, riigi võlakirju, öeldakse, et palun väga ettevõtjad, investeerige riiki, paljud ettevõtted ütlevad, jah, oleme nõus, need ostma, teeme seda, teist, kolmandat, ja siis ütleb Maksuamet, et ja, aga tegelikult annab mõista, et need on mingis ilged sulid, kogu aeg nad topivad midagi taskusse, hakkavad ümbrikupalka maksma ja tegelikult see on, mulle tundub, et ettevõtjatele kui oma riigi ma arvan, et patriootikele kodanikele see on solvav. Ja Priit, sa oled täiesti õigel teel, ma näen ka seda, et väga palju levib ka sellist asju. Aga kui me seda teeme, siis äkki juhtub see, et tegelikult ilma igasuguste põhjendusteta võib selliseid emotsioone öelda, aga ma ka ei usu, et Eestis saab nüüd ümbrikupalga riik. Loos on nüüd nagu üks intriig veel, et nad tegelikult sotsid ei ole ju varjanud, et nad tahaksid ettevõtte tulumaksu taastada ja et nad õigupoolest näevad seda esimest etappi, mis on just nagu küll nagu tähtajaline, aga nad näevad, et kui see aeg tuleb, et siis nad saavad seda ikkagi pikendatud, saavad seda maksumäära tõstetud ja niimoodi nad siis Trooja hobusena smuugeldavad meie maksusüsteemi ettevõtete tulumaksu ka sisse. No ja see on juba väga suur ja väga põhimõtteline küsimus, et kui me vaatame ka Reformierakonda, siis me näeme, et Reformierakonnal on kaks sellist, ma ei tea, mis see kolmas jalg neil on, aga neil on kaks jalga, mille peal kogu see kupatus seisab. Üks on hetkel on siis ühetaoline maksustamine, mille nimetus praegusel hetkel on maksuküüru kaotamine, millest nad ei ole nõus loobuma
mitte mingil tingimusegi praeguses olukorras, kuigi see võimaldaks kergesti leida 500 miljonit eurot. Teine on see ettevõtte tulumaks, mis tegelikult tähendab seda, et see on ettevõtte reinvesteeritud. Kui ettevõtte oma tulud reinvesteerib ehk laiendab oma tegevustootmist, palkab juurde inimesed, siis nad ei pea maksma. Et seda tähendab see, võib-olla kõik inimesed ei saa sellest aru. Ja need on nii Reformierakonnale niivõrd olulised asjad, et sellist asja nagu läbi viia, et sotsid peaksid olema võimul umbes samasuguse ülekaaluga Riigikogu kohtade arvus, nagu praegu on Reformierakond. Ma küll ütlen, et minu silmad seda päeva õnneks ei näe. Et nüüd Reformierakonnal on nagu head põhjused ka sellest maksuskeemist kinni hoida, sest kui me vaatame nüüd, et millised üldse nagu Eesti eelised on, üks on niisugune küll kuluv maine IT-maana, mida on siis startupid natukene läikima löönud ja teine eelis ongi meil reinvesteeritud kasumi mitte maksustamine. Et need on kaks eelist ja nüüd kui me nüüd nagu pooled nendest eelistest nagu ära likvideeriksime, siis see ei mõju meie majandustulevikule üldse hästi. Nii Ossinovski, siis Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski kui siis Lauri Läänemets on mõlemad, kes on siis kaks juhtivat sotsiniorda, on mõlemad öelnud, et nende eesmärk on tulla võimule nii linnas kui riigis. Ma loodan, et see päev on väga kaugel, ma loodan, et seda päeva tegelikult ei tulegi, aga see on minu isiklik suhtumine, et see ei ütle midagi, nende osadele inimestele nende ideed meeldivad, teistele ei meeldi, mina olen nende hulgas, kellele see ei meeldi. Aga mulle tundub, et see Lauri Läänemetsa kõvatamine, mis sarnaneb aeg-ajalt sellisele nagu primitiivsele sellisele tülinorimisele kuskil õlleka seina taga, et see lõpeb neile halvasti. Et ühel hetkel sotsidele Reformierakond ütleb, et kuulge, et te ei ole ainukesed, kelle hääli on siin Riigikogus, et kui te tõesti ei taha, et siis minge tagasi, istuge sinna pingile ja rääkige seda juttu edasi, aga teiega koos minna ei saa, sellepärast, et sellises kriitilises kriisiaegses ja ma ütleksin pigem, et nagu kriisieelses olukorras, arvestades seda, mis maailmas toimub, suure kriisieelses olukorras, selline jama ja kõvatamine ja nii-öelda riigi rööbastelt maha löömine, et see ei saa lõpmatuseni kesta. Jõuame saate alguse juurde tagasi, et Läänemets ju ise ütles, et kui meie põhimõtted kõik ei sobi, siis me võime valitsusliidust lahkuda ja valitsusliidust on ennegi lahkutud ja valitsusliit on ennegi muutunud, et mis siis ikka, aga praegu trend näitab, et sotside populaarsus arvamusküsitluste järgi kasvab. Kristen Michal on niimoodi sümpaatselt tasakaalukalt neid asju ajanud, aga see ei tähenda ka seda, et tema see kannatus päris lõpmatu oleks, nii et selles mõttes sotsid mängivad kindlasti tulega. Nii on ja täna kuulamast, nautige ilusat päikeselist nädalavahetust ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.